8 ja 9 salm. 8 ja 9. Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõtelge. Mis te ka olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ja rahu Jumal on siis teiega. Väga mõnusad salmid. Ja nüüd siis üldlaul 84 eesti keeles, vene keeles 108. 84 eesti keeles, vene keeles 108. Palvetame üheskoos. Tänu, taevan Isa, sulle selle kõige hea eest, mis sa oled meile teinud. Ja seda on iga päev kuhjaga, vahest me ei saa sellest arugi. Õnnista meid, kui me siin oleme ja hoia meie meeled avatud ja juhi ja õpeta, et meie saaksime endale paremad mõtted. Õnnista ka neid, kes on täna haiged ja viletsad, kosuta neid, sest sinu käes on see võim. Tänud sulle veel kord kõige eest, Jeesuse nimel, aamen. Teadetest. Kui keegi on haige või muul põhjusel ei saa kirikusse tulla, on meil mitmeid võimalusi saada osa Jumala sõnast. Reede õhtuti kell 19 saab aadressil kogudus.net
piiblitundi kuulata, vaadata. Läbiviijaks Mervi Kalmus. Hingamispäeval kell 11 saab samuti kuulata, vaadata jutust. Ikka aadressil kogudus.net. Viljandi koguduse jumalateenistuste ülekandeid saab vaadata, kuulata YouTube'ist aadressil 7. päeva adventistide Viljandi kogudus. Ja edasi on siis õnnitlused. Tere hommikust, kallis kogudus! Loen ette 2 juubelikaarti. Armas vend Kristuses, Juri Dmitrijev, soovime sulle Jumala püsivat rahu ja tahet uurida Jumala sõna. Saage vägevaks issandas ja ta tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Tekst on siis võetud Efesose 6. peatükist, salmid 10, 11 ja 13. Kallis õde Kristuses, Lii Lips, soovime sulle soovi tundma õppida Jumala tahet ja püsivust Jumala sõna hoolsal uurimisel. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb, otsige mu palet, siis ma otsin Jehova sinu palet. Igavesti Jehova jääb püsima sinu sõna taevas. Psalm 119, 105, 27, 8 ja 119, 89. Palju Jumala õnnistusi teile. Ma hetkel juubilaare siin ei näe, aga neile on ka lilled klaveri peal. Ja nüüd kuuleme ühte ilusat orkestripala.
Ja nüüd palume lastel ette tulla. Teile pajatatakse midagi. Tublid lapsed. Aga minul on üks küsimus. Mul on üks küsimus teile. Kuidas te täna selle nädala elasite? Hästi. Kas teil oli aega ka Jeesusega juttu ajada? Olid ju palveloengud teile ka? Olid ju? Ja. Kõik te seda lugesite, jah? Ja tõesti, Jumal on armuline. Jeesus armastab eriti, kallid lapsed, teid. Ja tema alati tahab, et teie temaga räägiksite. Kõik, mis teil viga on, mis teil muret on, kuidas keegi haiget sai või kuidas. Et alati tema siis kuuleb ja tema aitab teile, annab teile rõõmu, annab teile usku, lootust, et tema ei jäta teid maha. Ja Jumal on imeline. Temal on nii imeliselt viisid, kuidas palvet kuulda. Ja ta aitab isegi linde lastele abiks olla. Ja ma räägin teile ühe jutustuse, kuidas linnu kaudu Jumal täitis selle inimese palve. Ühes linnas, teate küll, linnas on korterid, aga maal on väike lapikene maad. Ja see noor tütarlaps, Nastja nimi, oli põllukene maal. Ja tema kevadel läks sinna põllule, et midagi maha künda. Peterselli eriti on võimalik panna maha. Ja läks sinna ja kutsus sõbranna ka kaasa ja läksid sinna ja hakkasid siis sealt tegutsema. Ja hakkas vihma sadama. Nad võtsid riided ära, panid kivi peale ja tegutsesid. Aga siis kartsid, et need riided märjaks saavad ja võtsid kaasa ja läksid küüni alla vihmavarju. Ja see sõbranna hakkas temal otsima, et temal oli ka kell see riiete peale pandud, aga kella enam ei leidnud. Otsis, ei leidnud. Ja käisid siis veel seal muru peal otsimas, ei leidnud kuskilt. Ja siis see Nastja hakkas muret tundma, et kus see võis jääda. Mitte kedagi peale neid seal ei olnud, kus ta jäi. Et äkki sõbranna mõtleb, et tema selle endal ära võttis. Ja hakkas temal mure selle pärast. Ja siis hakkas palvetama. Et Jumal, anna teada, kus see kell jäi. Ja niimoodi ta palvetas ja isegi mõtles, et tema korjab natukene raha, et see ostab uue kella. Et saab siis sellest murest lahti. Aga sellest möödus juba 3 kuud. Ja siis tal tuli jälle vajadus minna sinna põllule. Ja
võttis ühe töölise ka kaasa ja tegutsesid ja ükskord kuulevad. Selle maja juures või selle küüni juures on tohutu linnu karjumine. Selline kisa, et pole elu ilmas kuulnud siukest kisa. Ja lähevad siis vaatama, et mis viga on. Ja lind muidugi nägi, et inimesed tulevad, läks minema sealt. Aga see oli arakas. Ja tema näevad, kell on seal selle küüni juures maas teeraja peal. Võttis selle kella üles, ilusti käis see kell ja tal oli nii suur rõõm ja siis ta tänas kõigest südamest, et mõtle, Jumal annab jõu ja tarkuse ka linnule neid palvet kuulda ja täita. Kas te, lapsekesed, olete kuulnud, kuidas harakas vahest ka tõesti karjub ja samuti ka midagi ilusat läikivat ära võtab? Olete seda kuulnud? Ei ole. Aga tegelikult paljud on seda kuulnud ja näinud, et harakatele meeldivad väga läikivad asjad ja tema viib ära. Aga vaata seda, et ta nüüd tagasi toob sinna, kus ta ära võttis, seda ei ole küll keegi näinud. Ja kes seda on neile andnud teada? Kes? Ainult Jeesus, püha vaim. Ja nii et Jumal kuuleb meie palveid ja lapsekesed, kõik nii suured kui väiksed, palvetame üksteise pärast. Õnnelikud on need, kelle pärast emad palvetavad laste pärast. Õnnelikud on emad ja isad, kelle pärast ka lapsed palvetavad. Ja Jumal kuuleb meid ja annab meile jõudu ja tervist ja usku, lootust ja me ootame, Jeesus ju tuleb varsti. Usute seda? Jah, tegelikult Jeesus tuleb varsti. Ta ei jäta meid, ta on tõotanud seda, et ta tuleb nii samuti, nagu tema ära läks siit maa pealt. Nii samuti tuleb ka tagasi ja võtab meid kõiki enda juurde. Ta valmistab meile praegu asemeid seal. Nii et oleme tänulikud, oleme head ja ustavad lapsed. Ja Biblis on ka sõna, lakkamata palvetage, palvetage lakkamata. See on 1. Thessalonika 5:18. Biblis on palju selliseid ütlemisi, et palvetame jätkuvalt. Õnnistusi teile kõigile ja olge head lapsed. Ootame Jeesust. Aamen. Hetkeks armas isa, et su sülle istun ma. Luba, et ma võiksin tasa sinu juukseid paikada. Kui ma ükskord kasvan suureks, targaks, tugevaks ma saan, siis kui kalli
sinu juukseid paitada. Luba, et ma võiksin tasa sinu juukseid paitada. Homme tähistatakse Eestis isadepäeva ja ka meie kogudust on õnnistatud paljude toredate isade ja vanaisadega. Ja me tahaksime neile väikesed kingitused anda. Aga et lapsed teaksid, kes on isad, vanaisad, palun tõuske püsti. Vabatahtlikud annetused koguvad Emily ja Eliise. Tänane korjandus on iga-aastane ohvri annetus. Ja eestvalles juhatab meid koguduse pastor. Tere armast kogudus ka minu poolt. Täna on meil mitu eestpalve soovi laekunud. Aga enne kui me läheme eestpalve juurde, siis ma tuletan teile meelde, et eelmisel hingamispäeval loeti ette valimiskomisjoni kandidaadid. Ja sellel hingamispäeval ehk siis täna pärast teenistust me kinnitame kandidaadid. Et ärges pärast teenistust kohe laiali jookske. Aga eestpalvete juurde siis, nii nagu õde Loreidagi meile ütles, et
palvetage lakkamatult, nii on ka meil siis vaja palvetada kindlasti. Ja ma loodan, et see nädal, mis nüüd selja taha jäi, et see oli selle palvestatistika mõttes selline suure kasvuga, et inimesed eriliselt palvetasid rohkem. Aga ma loen siis ette, mis on siis meie tänased eestpalve soovid. Palume eestpalvet Toomase pärast, et Jumal annaks talle veel elu ja tervist, et oma suhted Jumalaga korda teha ja samuti olla toeks perekonnale. Jumal kindlasti tunneb seda Toomast. Siis on eestpalve meie koguduse venna Jaanuse vanaema pärast, kes on haiglas 2 põhjusel, nii trauma kui ka koroonaga. Ja eriti on vaja paluda, et kui taevasel seda tahab, siis aitaks trauma tagajärgi leevendada ja et inimene paraneks selle trauma tagajärgedest. Ja siis on veel üks eestpalve soov, et kanname issand ette kõik haiged, samuti meditsiinitöötajad, et olgu issand nende abimees, et nad leiaksid ka Jumala ning pöörduksid Jumala poole. Eriti siis meditsiinitöötajad, kes siis töötavad ülekoormusega ja igal pool haiglates ja hooldekodudes. Ja need meil siis täna laekunud 3 palvesoovi ja siis lisaks palvetame veel kirjandustöö pärast, kindlasti missioonitöö pärast. Ahaa, siin on veel paar eestpalvet. Õde Lea tänab õdesid ja vendi, kes teda toetavad nii moraalselt kui materiaalselt. Ütleb, et au kuulub Jumalale, Jumal õnnistagu neid. Ja keegi tänab taevaisa hoidmise, palvete kuulmise ja juhtimise eest. Ja palub, et taevaisa ümbritseks Virgo pere oma taevase rahu ja püha vaimu ligiolekuga, et nemadki võiksid otsustada sinu kasuks. Õde Hilja. Mul on tõeliselt hea meel, et täna on nii palju eestpalve soove. Sellist eestpalve soovide tulva ei ole tükk aega juba olnud. Et see näitab, et inimesed on kuidagi erilisemalt kas palvetama hakanud või on rohkem kuidagi muresid tekkinud. Aga tähtis on see, et me ikkagi palvetaksime inimesi Jumala ette kannaksime. Sest ega meil tegelikult ju tihtipeale suurt midagi rohkem teha ei olegi. See on justkui vahel ainuke võimalus. Ja me teame, et Jumal aitab ka. Meil on kogemused nii isiklikus elus kui ka teiste näidetel. Aga selleks ma palun teile, et kanda kõik need palved Jumala ette, kellel võimalus alanduda põlvedele, kellel ei ole võimalus, siis tundke ennast nii, kuidas teil on võimalik. Kallis taevan isa, täname sind jälle, et oleme võinud koguneda sellel vaiksel hingamispäeval. Isa, palume sinu ette kõik need inimesed, kelle pärast me siin ette lugesime neid kirju. Ole eriliselt haigetega, ole Jaanuse vanaemaga, kes on trauma tagajärjel kehvas seisus. Kui sina, Jumal, tahad, siis tervenda teda veel, anna talle elupäevi. Ole Toomasega, kes samamoodi võiks terveneda, kui see on sinu tahe, meie palume tema pärast. Palume meditsiinitöötajate pärast, kõik, kes töötavad selles vallas.
arstid, õed, hooldajad, hingehoidjad. Sina, taevas, ja tead neid kõiki. Palume Virgo pere pärast. Täname, et sa oled eriliselt aidanud õde Lead. Hoolitse jätkuvalt tema eest. Ka tema olukord ei ole kerge. Ei ole kõikide haigetega, keda me praegu ei ole ette loetlenud, aga kes võib-olla on täna kodus, ei ole saanud tulla kirikusse. Ja kindlasti on neid ka üle Eesti kogudustes. Ja taevas, anna sina inimestele paranemist. Tihtipeale on isegi nii, et meditsiin ei suuda midagi teha. Aga taevas, ja sina, kui tahad, siis sina võid tervendada inimesi oma imelise väega. Tänu, Isa, sulle kõige eest. Täname ka selle eest, et meil on koguduses jätkuvalt isasid, kes homme võivad tähistada ka isadepäeva. Ma palun, et isad võiksid olla jätkuvalt eeskujuks oma lastele, oma poegadele eriliselt, et ka nendest kasvaksid tublid isad. Anna meile kõigile tarkust ja aita meil alanduda, et püha vaim võiks meis teha seda head tööd. Isa, palume sinu kätte ka meie koguduse kirjanduse töö. Inimesed, kes on saanud kirjanduse enda valdusesse, et see võiks neid kõnetada, muuta nende elusid. Palume, Isa, missioonitöö pärast, iga meie ühe pärast, kes on täna siin või kes vaatavad meid kodudest. Sütita meie sees see säde jälle uuesti, kui see on kustumas. Et eriti praegustel aegadel, kus võib-olla olud on keerulisemad ja raskemad, aga ma usun, et inimesed on järjest vastuvõtlikumad. Isa, ma palun ka, et see tänane hingamispäev oleks eriliselt sinu poolt juhitud ja sinu poolt õnnistatud, nii nagu sa oled loomisel öelnud, et see on eriline päev. Õnnista ka tänast palvenädala viimast loengut, et see võiks meid kõnetada. Ja taevas, ma palun eriliselt ka nende kokku kogutud annete pärast, mis täna läheb eriliseks puhuks missioonitööks. Õnnista väga seda. Et ma usun, et see on hea plaan ja taevas, kui see on sinu poolt juhitud, siis sellest võib väga palju korda saada. Isa, me täname sind kõige eest, elu eest, selle usu eest, mida me oleme võinud uskuda ja palume, et sa kinnitaksid meid sellel teel. See on meie palve Jeesuse nimel. Aamen. Ja nüüd vahepeal siis enne palvenädala viimast loengu osa üldlaul. Laulame 45, eesti keeles, vene keeles ei ole. 45 laulunumber.
Ja nüüd palvenädala loengu viimane osa. Tere, hea kogudus! Enne palvenädala loengut ma räägiksin teile ühe kogemuse ja ühe tunnistuse. Aga teine lugu, mille pärast ma tegelikult tahtsin siia ette tulla ja jagada, on kontekstist ja kolme engli kuulutusest. Ja kontekstist ka. Sellel nädalal kirjutas üks tundmatuks jäänud inimene natukene toriseva küsimuse kogudus.neti vestlusaktesse. Te adventistid räägite metsalise märgist ja lõpuajast, aga päris inimeste päris probleemidega ei tegele mitte kuidagi. Intrigeeriv, eks? Lõpuaeg ja metsaline märk, aga päris inimene ja tema päris probleemid on nagu teisejärgulised. Ja ma olen täitsa nõus sellega, mida te ka ütlete, et see ongi päris probleem, et on metsalise märk ja lõpuaeg. Aga siin ongi, mäletate see sõna, mida ma kõigepealt ütlesin, kontekst. Millises kontekstis? Kirjutasime siis edasi ja tuli välja, et muude asjade seas. Ta töötab ühes Eesti ettevõttes, mis tegeleb keskkonnahoiu ja haridusega ning ütleb, et eestimaalased, eriti väljaspool Harjumaad, suhtuvad keskkonnaküsimustesse täiesti suvaliselt. Reostamine on veres, ütles ta. Inimesed reostavad lihtsalt palju. Ja ütleb, et ma olen viimase 2 kuu jooksul üritanud lahendada ühe inimese probleemi, kelle kaevuvesi on rikutud. Sellepärast, et naaber otsustas oma reovee lasta otse maa sisse ja see rikkus veesoone ära. Uut kaev on vaja. Ja see on päris inimese päris probleem. Ja põhjustatud sellest, et keegi teine teeb asja, mida ta ei tohiks teha. Kirjutame edasi, tuleb välja, et on väga väsinud sellepärast, et ta töötab rohkem kui, tema sõnade kohaselt, rohkem kui mõni meditsiinitöötaja täna haiglas koroonaviirusega. Ma proovisin teda lepitada, öeldes, et kindlasti on mõni, kes temast rohkem ka töötab. Ta oli lõpuks nõus. Aga ta peab nii palju töötama sellepärast, et septembri alguses otsustas 2 tema kolleegi, kes on pärit Itaaliast, Eestist lahkuda sellepärast, et nad ei suutnud enam taluda siinset rassismi. Sellepärast, et nad on natukene tumedamad kui eestlased või sellepärast, et nad on Itaaliast ja mitte Eestist. Ütleb, et nad ei saanud rahulikult isegi mitte poes käia, oma piirkonna poes, sellepärast, et neile öeldi halvasti. Ja lõpuks tuldi ühele neist kallale, sellepärast, et ta julges oma Eestist pärit kolleegiga tänaval koos käia. Naiskolleegiga. Ühesõnaga, teisest soost kolleegiga, mitte sõbratariga. Ja nad pakkisid oma asjad kokku ja läksid minema. Ja ma pean ütlema tõepoolest, see on päris inimese päris probleemid. Ja tõepoolest, kui ma ütlen seda, et metsalise märk ja metsalise märk ja lõpuaeg, see ei lahenda neid probleeme. Aga teate, mis lahendab? 3 engli kuulutus lahendab. 3 engli kuulutus lahendab. Kuidas?
võtame esimese ingli kuulutuse. Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad. Et kuidas võib olla see lahenduseks või vastuseks tema küsimustele? See on juhtnöör selleks, mida peaks tegema selleks, et asjad korda saaksid. Kuidas moodi loomise kaudu saame me lahendatud millise probleemi tema omadest? Saame lahendatud tema kolleegide Eestist lahkumise probleemi. Kui inimene, kes usub Jumalat, usub seda, et kolme engli kuulutus on päriselt oluline ja tähtis, siis ta ei suhtu rassistlikult teistesse inimestesse. Sest me kõik oleme ühe Jumala lapsed. Kui inimene, kes päriselt usub Jumalat ja seda, et Jumal on maailma loonud ja saab aru sellest, et Jumal on seadnud ühe päeva nädalas, kus sa ei tee tööd, siis see aitaks lahendada tema teist probleemi. Ja loomulikult, kui inimene, kes päriselt usub Jumalat ja seda, et Jumal on kõik loonud ja mõtleb, kuhu kohta oma reovett panna, siis ta ei lase seda niimoodi, et see naabri kaevu ära rikub ja tema hätta jääb. Kolme engli kuulutus. Lõpuaeg. Rasked ja keerulised isikliku elu küsimused. Ja ei, mul ei ole öelda seda, et ta täna hingamispäeval kirikusse tuli selleks, et kuulata, mida meie palvenädala loeng ütleb. Aga võib-olla saab ta natukene aru sellest, et meie adventistid ja see teoloogia, mis meil on, vastab päris inimeste päris probleemidele. Head sõbrad, kolme engli kuulutus on oluline asi. On oluline asi. Aga seda ainult juhul, kui see käib kuulaja kontekstis. Ja kõikidel inimestel on küsimusi ja muresid, millele vastab eelkõige Jumala lõpuaja sõnum kolme engli kuulutuses. Leiame need küsimused üles ja vastame sellega. Aitäh! Tere hommikust! Kaunist hingamispäeva kõigile! Kuigi Jaanus rääkis kolme engli kuulutusest võib-olla isegi üsna põhjalikult, siis ma ikkagi alustaksin sellest, et ma loen teile ette selle kolme engli kuulutuse. Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat. Sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal, kõigile pagana hõimudele ja suguharudele
ja keeltele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud. Ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad. Veel teine ingel järgnes talle, hüüdes, langenud on suur Paabel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid. Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevuviina, mis lahjendamata on valatud tema vihakarikasse ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti. Ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nimemärgi. Siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta, õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad issandas. Jah, vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa. Viimane loeng siis. Võtke sellest, mis võtta annab. 3 ingli kuulutusest. Alus, millel lõpuajal seista. Autor on Ellen White. Ma nägin üht gruppi, kes seisid hästi valvsate ja kindlaina, ega andnud mingit võimalust kellelegi, kes püüdis muuta nende kindlaks kujunenud usku. Jumal vaatas nende peale heakskiitvalt. Mulle näidati 3 sammu. Need olid 1., 2. ja 3. ingli kuulutused. Mind saatev ingel ütles, häda sellele, kes neist kuulutustest midagi ära võtab või muudab, olgu tegemist kas või nööpnõela suuruse osaga. Nendest kuulutustest arusaamine on eluliselt tähtis. Nii eluliselt, nagu Jaanus just rääkis meile. Sellest, kuidas need sõnumid vastu võetakse, sõltub hingede saatus. Mind muudeti nende kuulutuste kaudu taas alandlikuks ja ma nägin, millise hinnaga oli Jumala rahvas oma kogemuse omandanud. See oli omandatud suurte kannatuste ja tõsise konflikti kaudu. Jumal oli neid sammhaaval edasi juhatanud, kuni ta asetas nad tugevale ja vankumatule pinnale. Ma nägin inimesi sellele alusele lähenevat ja seda uurivat. Mõned astusid rõõmustades viivitamatult selle peale, teised hakkasid selles aluses viga otsima. Nad soovisid, et tehtaks muudatusi ja see alus muutuks täiuslikumaks ja inimesed seeläbi palju õnnelikumaks. Mõned astusid sealt alla, et seda alust uurida ning teatasid, et see on valesti paigale pandud. Kuid ma nägin, et peaaegu kõik seisid kindlalt sellel platvormil ning manitsesid sellest maha astunuid oma kaebusi lõpetama. Kuna Jumal oli selle ehitusmeister ja kaebusi esitades sõdisid nad Jumala vastu. Alusel seisjad loendasid taas Jumala imelisi tegusid, mis olid juhatanud neid seisma kindlal alusel ning tõstsid koos oma silmad taeva poole ja ülistasid valju häälega Jumalat. See mõjutas mõningaid neist, kes olid vigu otsinud ja aluselt maha astunud ning nad astusid alandliku ilmega taas alusele tagasi. Minu tähelepanu suunati minevikku.
Kristuse esimese tuleku kuulutamise juurde. Johannes saadeti Eelia vaimus ja väes Jeesusele teed valmistama. Need, kes Johannese tunnistuse tagasi lükkasid, ei saanud kasu ka Jeesuse õpetustest. Nende vastuseis kuulutusele, mis ennustas tema tulekut, asetas nad olukorda, kus nad ei olnud valmis vastu võtma ka kõige veenvamaid tõendeid selle kohta, et ta oli Kristus. Saatan juhatas neid, kes lükkasid Johannese kuulutuse tagasi, eksiteel ikka edasi, kuni nad hülgasid Jeesuse ja lõid Kristuse risti. Seda tehes asetasid nad end olukorda, kus nad ei saanud vastu võtta nelipüha õnnistust, mis oleks neile õpetanud teed taevasesse pühamusse. Templi eesriide kärisemine näitas, et juutlikke ohvreid ja riitusi ei võeta enam vastu. Suur ohver oli toodud ja oli vastu võetud ning nelipühal saadetud püha vaim kandis jüngrite meeled maisest pühamust taevasesse pühamusse, kuhu Jeesus oli sisenenud oma vere kaudu, et valada tema lepituse kaudu saadavad õnnistused oma jüngrite peale. Kuid juudid jäeti täielikku pimedusse. Nad kaotasid kogu valguse, mis neil oleks võinud lunastusplaani kohta olla, ja lootsid ikka oma kasututele ohvritele ja andidele. Taevane pühamu oli võtnud maise pühamu koha, kuid nendel polnud sellest muutusest aimugi. Seetõttu polnud neil mingit kasu Jeesuse vahendustööst pühas paigas. Õudusega vaatavad paljud, kuidas kulges juutide tee Jeesuse hülgamise ja ristilöömiseni, ning kui nad loevad selle häbiväärse teotuse ajalugu, siis arvavad nad, et nemad ise armastavad teda ning et nemad ei oleks teda reetnud nagu Peetrus või teda risti löönud nagu juudid. Kuid Jumal, kes loeb kõigi südameid, on selle nende väidetava armastuse Jeesuse vastu proovile pannud. Kogu taevas vaatas sügavaima huviga, kuidas võeti vastu esimese ingli kuulutus. Kuid paljud, kes väitsid end Jeesust armastavat ja kes valasid pisaraid, kui nad lugesid lugu ristist, naeruvääristasid head sõnumit tema tulemisest. Selle asemel, et sõnum rõõmsalt vastu võtta, kuulutasid nad, et tegemist on eksiarvamusega. Nad vihkasid neid, kes armastasid tema ilmumist ja ajasid nad kogudusest ära. Need, kes lükkasid tagasi esimese sõnumi, ei saanud kasu ka teisest sõnumist. Neil polnud kasu ka kesköö hüüust, mis pidi neid valmistama koos Jeesusega usus sisenema taevase pühamu kõige pühamasse paika. Ja 2 eelneva kuulutuse tagasilükkamise tulemusena on nad tumestanud oma arusaamist sel määral, et nad ei näe mingit valgust 3. ingli kuulutuses, mis näitab teed kõige pühamasse paika. Ma nägin, et nii nagu juudid lõid risti Jeesuse, nii olid nime poolest kristlikud kogudused risti löönud need kuulutused. Seetõttu pole neil mingit teadmist kõige pühamasse viiva tee kohta ja nad ei saa mingit tulu Jeesuse vahendustööst kõige pühamas paigas. Nagu juudid, kes tõid oma kasutuid ohvreid, ohverdavad nemad oma tulutuid palveid selle pühamu osapoole, kust Jeesus on lahkunud. Ja selle pettusega rahulolev saatan varjub religioosse iseloomu taha ning juhib nende näilike kristlaste mõtteid ja meeli enda suunas. Ning selleks, et neid üha kindlamini oma püünises hoida, tegutseb ta oma väes
ning oma märkide ja vale imetegude läbi. Osa inimestest petab ta ühel ja teisi teisel moel. Erinevate inimeste mõistuse mõjutamiseks on ta ette valmistanud erinevad eksitused ja pettekujutelmad. Mõned põrkuvad ühest eksitusest õudusega tagasi ja on samas varmad teist eksitust vastu võtma. Mõningaid petab saatan spiritismi kaudu. Samuti tuleb ta valguse inglina ning külvab valereformatsioonide vahendeid kasutades oma mõju üle maa. See tekitab kogudustes elevust ja arvamuse, et Jumal on inimeselt nende heaks, et Jumal on imeliselt nende heaks töötamas. Tegelikult on see aga teise vaimu töö. Elevus vaibub ning jätab maailma ja koguduse halvemasse olukorda kui varem. Ma nägin, et Jumalal on tema siiraid lapsi nimeadventistide hulgas ja langenud kogudustes ning enne kui nuhtlused välja valatakse, kutsutakse jutlustajaid ja rahvast neist kogudustest välja ja nad võtavad rõõmsalt tõe vastu. Saatan teab seda ning enne, kui antakse 3. ingli valihüüd, äratab ta neis religioossetes gruppides elevuse, et need, kes on tõe tagasi lükanud, mõtleksid, et Jumal on nendega. Ta loodab siiraid inimesi petta ja juhtida nad uskuma, et Jumal ikka veel nende koguduste heaks töötab. Kuid valgus paistab ja kõik, kes on siirad, lahkuvad langenud kogudustest ja asuvad ülejäänutega samale seisukohale. 1., 2. ja 3. ingli kuulutuste kuulutamine on inspireeritud sõnas täpselt paika pandud. Ka kõige pisemat osa neist ei tohi kõrvaldada. Just nagu ühelgi inimlikul autoriteedil pole õigust asendada Vana Testamenti uuega. Nii pole neil õigust ka nende kuulutuste kohta ega aega muuta. Vana Testament on evangeelium võrdkujudes ja sümbolites. Uus Testament on evangeelium tegelikkuses. Mõlemad neist on võrdselt vajalikud. Vana Testament esitab Jeesuse huultelt pärit õppetükid ja need õppetükid pole üheski detailis oma väge kaotanud. 1. ja 2. ingli kuulutused anti 1843. ja 1844. aastal ja meie oleme praegu 3. kuulutuse ajas. Kuid kõiki 3 kuulutust tuleb ikka veel kuulutada. Neid kuulutusi tuleb korrata nendele, kes tõde otsivad ja nende kuulutamine on praegu sama oluline kui eelnevail aegadel. Me peame kuulutama neid kuulutusi sule ja häälega, näitama nende korrapärasust ja seost prohveti kuulutustega, mis juhivad meid 3. ingli kuulutuse juurde. Ei saa olla 3. ilma 1. ja 2. Need kuulutused tuleb maailmale anda nii väljaannetes trükituina kui ka suulise kuulutusena, näidates prohvetliku ajaloo kaudu järjestikku juba aset leidnud sündmusi ja asju, mis on ees. Meie töö on kuulutada Jumala käske ja Jeesuse Kristuse tunnistust. Valmistu kohtama oma Jumalat. On hoiatus, mis tuleb maailmale anda. See on hoiatus meile igaühele isiklikult. Meid kutsutakse üles kõrvale panema iga koormat ja pattu, mis meid nii kergesti igast küljest ründab. Mu vend, sul on ühes ikkes Kristusega töö teha. Veendu selles, et su hoone seisab kalju peal. Ära riski igavikuga, arvates, et sa tõenäoliselt selle saad. Sa ei pruugi elada nii kaua, et saaksid osa ohtlikest olukordadest, kuhu oleme praegu jõudmas.
kellelgi meist pole kindlust meile antud aja suhtes. Kas sa ei peaks iga hetk valvama? Kas sa ei peaks ennast põhjalikult läbi katsuma ja küsima, milline on igavik minule? Iga hinge keskne küsimus peaks olema. Kas minu süda on uuendatud? Kas mu hing on muudetud? Kas minu patud on andestatud usus Kristusesse? Kas ma olen uuesti sündinud? Kas ma olen järginud kutset? Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Kas sa arvad kõik kahjuks Jeesuse Kristuse ülivõimsa tundmise pärast? Ja kas sa tunned, et sinu kohus on uskuda iga sõna, mis lähtub Jumala suust? See pani mind mõtlema, et siin päris alguses esimeses lõigus on kirjutatud, et sellest, kuidas need sõnumid vastu võetakse, sõltub hingede saatus. See on esimese lõigu kõige viimane lause. Sellest, kuidas need sõnumid vastu võetakse, sõltub hingede saatus. Ja ma mõtlen, et meil kristlastena on see suur võimalus ja eesõigus ja ülesanne see sõnum teiste inimesteni viia, kes seda ei tea. Siis ma mõtlen, et kuidas me ise selle vastu võtame. Meie ülesanne on seda jagada, aga samamoodi ka ise vastu võtta. Et kutsun meid kõiki üles selle peale mõtlema ja kasutama ja ära tundma kõiki neid võimalusi, kuidas seda jagada. Palvetame. Kallis taevaisa, suur aitäh sulle selle palvenädala eest. Suur aitäh, et sa armastad meid kõiki nii palju, et sa oled meie heaks teinud kõik. Ja teed palju rohkem, kui me üldse suudame ette kujutada või loota või paluda. Ma palun, et sa õnnistaksid igaüht meist ja puudutaksid meie südameid ja muudaksid meid kõiki, et me oleksime võimelised ja tahtlikud vastu võtma selle armastuse ja selle sõnumi, mis sinul meile on. Ja et sa puudutaksid meid nõnda, et me põleksime tulise leegiga, nii et me lihtsalt ei suuda muud moodi, kui jagada sinu armastuse sõnumit kõigile inimestele, keda me tunneme ja ka neile, keda me ei tunne. Sinu käes on kõik võimalik. Aitäh sulle kõige eest. Kalli Jeesuse nimel. Aamen. Lõpulauluks laul number 37.
Jeesuse Kristuse arm ja Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Aamen. Head koguduse liikmed, ärge veel ära minge, me